Tere armsad äriõiguse klipi vaatajad! Täna räägime juhatuse liikme vastutusest. Juhatuse liikme vastutus tähendab lihtsalt öeldes juhatuse liikme võimalikku isiklikku kohustust hüvitada äriühingule, osanikele või äriühingu võlaosadele tekkinud kahju. Üldreeglina vastutabki juhatuse liige äriühingule tekkinud kahju eest. Selline vastutus tekib juhul, kui on üheaegselt täidetud 4 tingimust. Juhatuse liige peab rikkuma oma kohustust. Selleks võib olla kas üldine hoolsuskohustus või mõni konkreetne kohustus ühingu ees. Ühingule peab olema tekkinud kahju ja juhatuse liikme kohustuste rikkumise vahel peab olema põhjuslik seos ja puuduvad juhatuse liikme vastutust välistavad asjaolud. Näiteks kõrgema juhtorgani korraldus või juhatuse liikme tegutsemine korraliku ettevõtja hoolsusega. Vastutus võlausaldajate ees on erandlik ja see tekib reeglina ainult deliktilise vastutusena ehk siis vastutus õigusvastase teoga tekitatud kahju eest. Õigusvastane tegu on reeglina tegu, mis seisneb konkreetselt võlausaldajate kaitseks kehtestatud õigusnormi rikkumise eest. Näiteks pankrotiavaldusega hilinemine või mõni muu selline säte. Ka vastutus osanike ees on erandlik ja see võib tulla eelkõige ühingu sisesuhte rikkumisest. Juhatuse liige on rikkunud kas kohustust tegutseda ühingu siseselt heas usus või arvestades osanike huvidega ja seeläbi on osanikele tekkinud kahju, mis võib väljenduda näiteks nende osaluse väärtuse vähenemises või saamata jäänud kulus. Tänan vaatamast!